Tervis, kallid Youtube'i külalised ja mittekülalised ja teie, kes olete kanalit tellinud ja mittetellijad ja sina, kes üldse esimest korda siin oled, nii et tegemist on siis numbrite keele kanaliga. Ja täna on siis podcastis meil Ave. Tere, Ave! Tere, Meelike! Ja enne kui ma Avele annan siis mikrofoni, nagu tavaks on, siis Ave edukuse kood on 82675. Ja te, kes te juba kaua siin kanalil olete olnud, siis te juba teate, millega tegemist on, et Ave hakkab rääkima oma toimetustest ja mina vaatan, kuidas need numbrid temaga siis mitte kooskõlas on, aga pigem see, et kuidas see number on teda aidanud ja vahest ma siis sutsan seda, et näed, sul on edukuse koodis see number, see ongi, teebki sinuga seda ja vaatame, kuidas meil läheb ja sina, kellel sul on ka sama edukuse kood, kindlasti kommenteeri siia alla. Vot ja teate, mis nüüd on selline huvitav lugu, et ma Avet tunnen täpselt mingi 5 minutit. Nii et selles suhtes meil on nagu teiega väga võrdne positsioon, teie, kes te nüüd kuulate. Et Ave tuli minuni läbi Kristi, kas te mäletate seda podcast'i, kus käis meil Juuksur Kristi külas? Käige vaadake seda ja kes nüüd kiirem on teist, siis pange, otsige see video üles ja kleepige see siia kuhugi kommentaari ja kui ma näen, et keegi pole jõudnud, ma panen ise selle. Et kusjuures teate, Ave meenutab Kristit. ma ütlesin kohe, kui Avega rääkisime siin natukene, et täitsa Kristiga ühtemoodi, sellised särtsakad tüdrukud. Kallis Ave, räägi meile, millega sa tegeled ja siis mind tegelikult huvitab algselt üldse, et kuidas sa sinna jõudsid, sinna, millega sa nüüd tegeled. Seal pidi ju olema midagi enne. Nii nagu mina olen oma numeroloogia teele tulles, seda teekonda ma olen ka rääkinud oma siin kanalil väga palju ja mitmest nurgast. Ja siis sina ju ka ei olnud kohe lups valmis ju seda peale põhikooli, keskkooli tegema, eks ju, sul on siin mingi protsess. Et mingid teatud lausetega, mingid situatsioonid, vot sellist asja ja siis pärast räägime juba, jõuame sinna, et mis see siis on. Mikrofon on sinu pool, kallis Ave. Aitäh! Okei, no tänaseks tegelen ma siis juba 10 aastat on mul oma erapraksis Mhm. ja psühholoogiline nõustamine, teraapia ja ka siis teraapia ja selline noh, hüpnoositehnika, Dolores Cannoni oma, võib-olla osad teavad, võib-olla ei tea, kvanttervenemise hüpnoositehnika, et ma olen siis selle teise leveli praktik Eestis on. Mhm. Ja kuidas ma selleni, teekond on olnud pikk ja minuni kogu see psühholoogia tegelikult jõudis suht hilja. Ma olin 30 ja sinnamaani ma imestasin, kuidas inimestel on nii kindlalt teada, mis nad elus tahavad ja mis neile meeldib ja 5-aastaku plaanid ja kõik. Ja ma olin kogu aeg, mis mul viga on. Ma ei tea, mida ma tahan, ma ei tea, mis mulle meeldib, on ju. Aga no üldse see huvi inimolemuse kui sellise vastu ikka lapsepõlv on ju, loomulikult raske lapsepõlv, seal alkoholiga isa on ja natuke seal mingit vägivalda, mitte küll minu suunas, aga ühesõnaga niisugune tüüpiline sellest ajast tulnud siis Eesti pere on ju. Ja sealt kõik hakkas mul see, et aga miks on nii ja miks inimene käitub nii ja miks ta teeb teistele haiget ja siis ma ei saanud üldse aru, miks maailmas peab alkohol olema. No kõik need asjad on ju. Ja siis teismelisena ma mäletan, et juba oli see, kus mul siis sõbrannad, klassiõed seal või keegi tuli rääkima oma muresid, et üsna varakult hakkasid justkui need signaalid nagu pihta, aga ikkagi mina ei teadnud, siis hakkas see spirituaalne ja vaimne maailm ja kogu paranormaalne maailm üldse, ühesõnaga, mida sa ei saa nagu mõõta, näha, katsuda, on mind ka lapsest saati huvitanud, sest mul olid seal omad kogemused ja asjad, et ühesõnaga, siis ma nagu avastasin ja siis seal ka nagu, et sa pead käima oma seda teed ju, et on ju, ja mina ei tea, aga siis lühidalt elu siis sättis asjad nii, et ma siis läksin õppima psühholoogiat. Ja siis psühholoogia baka tegin ära, 3 aastat käisin koolis ja siis olin selles kohas, et täitsa pekkis on. Ma käisin 3 aastat, ma olin ilgelt valmis inimesi nagu aitama ja vastu võtma. Siis ma sain aru, et issand jumal, et ma ei tea nagu põhimõtteliselt mitte, ma ei ütle midagi, õppejõud olid ägedad, teema ju huvitas, ma ikka väga ahmisin seda kõike endasse. Mhm. Aga ma ei ole valmis, ma 3 aastat õppinud, ma olen valmis ühtegi inimest vastu võtma.
et ma olin mingis mõttes nagu väga pettunud. aga no mul elu sättis niimoodi hästi, et ühesõnaga üks naine, kes õppis samal ajal magistris seal ülikoolis psühholoogiat, onju, siis tema oli enne magistrit läbinud selle Eestis oleva selle transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia erakooli. Ja siis mina küsisin talt, et noh, me käisime koos inglise keele grupis, meil sattus nii, siis me saime seal tuttavaks. ja siis mina kooli lõpetades, noh, mul oli dilemma, et mis ma teen, et noh, ma tahan ju ikkagi inimesi, see on nagu minu tee, ma tahan aidata, onju. ja et kas ma lähen nüüd magistrisse, õpin veel sama palju ja tean sama vähe kui praegu, onju. ma ei taha nagu halvustada seda kõike, aga noh, hiljem on ka elu ja minu klientide pealt ma olen saanud nii palju seda tagasisidet, mis kinnitab seda, onju. ja siis ma küsisin talt sellise praktilise küsimuse, et kuule, et kui sinul nüüd tuleb klient täna vastuvõtul, onju, siis kumma kooli materjale või noh, õpitut sa kasutad? Ja siis ta tegi, noh, polnud küsimustki, kumma kooli, onju. Loomulikult selle erakooli ja sealt tuli minu siis see otsus minna õppima seda transpersonaalset psühholoogiat ja hüpnoteraapiat. ja oligi nii, et kui ma seal siis olin juba suht lühikest aega ära käinud sellest 3 aastast, mis see õpe kestis, siis ma juba võtsin oma esimesed kliendid nii-öelda vastu. ja no ja sealt siis kõik need täiendõpped ja edasi see teistsugune see hüpnoositehnika ja siis noh, ja siis ma nüüd olengi, et mul on justkui sellised 2 poolt, et noh, üks ongi hästi selline nii-öelda ratsionaalne maa peale psühholoogiline nõustamine ja teraapia, onju, ja teine on siis hüpnoosi teema, kus siis on rohkem sellist spirituaalsust, seal on eelmised elud, kõrgemad minad, igasugused energiatööd ja asjad, et seal ma olen näinud ka igasuguseid siis asju ja kohtunud väga erinevate tegelastega, kes inimestel on olnud. issand, kui huvitav. Kuule, nüüd on küll juba selline asi, et mul on siin 2 küsimust vähemalt, kui mitte 3. Esiteks hakkaks sellest pihta, et kui sa läksid seda psühholoogiat õppima, eks ju, sinna, kui ma nüüd ei eksi, mis asi see oli, magister või äkki? ei, bakalaureust läksin algul siis Tallinna Ülikoolis õppima. Magistrisse ma siis ei läinud, siis ma otsustasin minna. Ja see oli niimoodi ja, aga üleüldse, kui sa läks psühholoogiat õppima, minu unistus on ka olnud, et minna nagu psühholoogiks õppima, aga see oli siis, kui ma Eestis elasin. aga kuna mu põhikooli hinded ja keskahinded olid sellised, et head välja vingerdasin, siis ma mõtlesin, et ma ei julge kuhugi minna. No jäi see sinna, aga nüüd ma nagu küsin nagu tead Merike Ave käest, et aga seal arvatavasti toimus ju sinu sees ka hästi palju transformatsioone, sest sa ju, psühholoogia on ju, see on ju selline piiritu maailm, see ei lõpe ju kunagi otsa. et selles suhtes sa saad see 3 aastat, nii nagu sa ütlesid, väga kihvtilt, et siis olid nagu veel nagu tahaks ütelda, et nagu veitsa rumalam, sest sa ei teadnud üldse nagu, mis nüüd siis nagu edasi. sest sa ju tegelikult kaevasid ju enda sees igasuguseid asju seal, ma arvan, juba seal selle 3 aastaga, mis sa seal koolis käisid, et siis jäi ju enda ka hästi palju lahtisi otsi, mõtlesid, et siit peaks nüüd nagu olema spetsialist, aga tegelikult midagi on väga palju ju puudu, eks ju. et ma saan aru, et nõutakse kuidagi, et sa oled veel ka ju psühholoog täitsa paberitega valmis. ma ei tea, kas see polegi nagu küsimus eriti, see on võib-olla see, et lihtsalt arutangi nagu suure häälega, kõva häälega. no ma tean. väga kohe esimene mõte, mille ma siit kinni püüan, on see, et see oligi selle õppe probleem. Et ma ei läinud midagi süvitsi nagu noh, protsessi analüüs, et endast seal noh, mingis mõttes minu jaoks selline kuiv õpe on ju, mis erinevus oligi seal selle erakooliga oli see, et seal sa tegid kõik asjad enda peal läbi. Ehk siis selle moto oli see, et sa pead ennem olema ise noh, nii-öelda terve või heas kohas või okei, enne kui sa saad teist inimest üldse hakata aitama ja mida mina olen oma siis siin klientidega mitmed korrad näinud, kus klient räägib, et ta on psühholoogi juures ja psühholoog nutab ja tema lohutab psühholoogi. noh, ehk siis kusjuures ja mul on ka endal hästi isiklik kogemus ühel väga-väga raskel momendil või ajas siis enda elus, kus noh, mulle öeldi, et kas sa vajad psühholoogi ja siis ma tean oma seda iseloomu, et ma olen nii tugev, ma saan siit nagu ise välja ja see oli ühe surmaga seotud ja siis ma ütlesin, et noh, okei, andke, onju.
ja siis saad aru, ma vaatasin, ma mõtlesin, need olid kõige õudsemad 15 minutit minu elus. Ma tulin nagu ära sealt uksest, ma mõtlesin, et ma ei tea, mis asi see nagu oli. mitte see, et ma olen egoist, aga ma ei saanud nagu mitte mingisugust abi ja ma saingi aru, et ega psühholoog on ju ka see, et kes ei ütle, ta ei anna sulle tööriistu, ta tegelikult peaks ju hakkama sinuga niimoodi töötlema, et sina hakkad ju rääkima. et noh, on see lugu nagu on, aga selles suhtes suur austus teie psühholoogide vastu, kes te teete päevast päeva inimestega tööd. ma arvan, et mina mängin edasi, mängin jutumärkides nende numbritega edasi, sellepärast et kui ma ikka näen, Avel on edukuse koodi ees number 8, siis on number 8, see on fakt. Pole vaja mängida, pole vaja küsida, nii nagu eetriväliselt ütlesin ka. Ave, kas sul on niimoodi need asjad? Ja siis Ave ütleb midagi on olnud jah, ja siis niimoodi natuke mängisime ja mõtlesin, näed, kui hästi siis numbritega saab. Nii kaua, kui nüüd mikrofon minu käes on veel, ma kohe annan sulle nüüd edasi sõna, et sul on edukuse koodis 7 ja 5 ja sa ütlesid ka, et sulle meeldib nagu aidata inimesi, siis näiteks number 7 ja noh, 6 on sul ka siin keskel. 6 on nagu üldse, see on üks ülimaid armastuse numbreid üldse, mis on. Et kui tarokaartides ka vaadata, siis ma ei tea, mis kaart see on, aga minu meelest armastajad. Number 6, no see on lihtsalt selline armastus kõiges ja sinu sees on seda ja see tähendab ka seda, see on väga hea psühholoogi, terapeudi ja vot selline number, et teie, kellel nüüd on edukuse koodi keskel 6, siis vot see tähendabki seda, et sa jõuad kuidagi 35, kusjuures numeroloogiliselt toimub selline olukord, vot ongi see, sa ütlesid 30, minul oli 33, mina nimetan seda keskea kriisiks, umbes see, et sa ei tea, mis nagu teha. aga tegelikult siis avanevadki mingisugused need energiad. Numeroloogiliselt tulevad nad etapiliselt lahti, sina saad seda omas keeles küll rääkida, aga see oligi nii mõnus nagu kuulata, kui sa ütlesid 30-sed, aga mis nüüd edasi nagu ja siis sa hakkasidki minema. ja nii me siin arenemegi, teie, kes te nüüd 18-aastasena nüüd vaatate seda videot, et ärge muretsege, te peate veel natukene jooksma oma neid õppetunde saama. ma üldse ei ole kade teile, me oleme selle juba läbi käinud. ja, aga siis vaatame sinu edukuse koodi veel, siis number 7 ja 5 ongi see, et elupõline õppija, sa ei väsi mitte kunagi, ma olen täiesti avekindel, et sa õpid veel ja sa tuhnid veel sügavamalt ja iga klient, kes tuleb su juurde, sa õpid veel ja veel ja veel, sest see on piiritu maailm ja nii peabki. Vot, aga tead, mis mind hullult huvitavad sellised asjad ja mina arvan, et mina praegu tunnetan kuulajate küsimusi. Räägi sellest nagu mitte maapealsest teemast, millega sa tegeled ja sa ütlesid, et et sa oled näinud igasuguseid asju. kui see nüüd ei ole, mis asi see nüüd oli, psühhoteraapia, ei, mis asi see on? Hüpnoos. Hüpnoos. Siis muidugi teisest ma tahan ka, et äkki sa tood mingisuguseid näiteks näiteid, et rohkem aru saada, mis on näiteks, ütleme, mina kui klient, ütleme niimoodi, et ma sooviksin seda teenust. mida see üldse tähendab, mida ma pean nagu tahtma või mida ma peaksin küsima? ja enne veel küsin, mina elan näiteks Soomes, et kas seda saab teha niimoodi online'is ka, et ma ei pea kohale tulema kuhugi? Nii, järjest hakkab minema. Esimene, ma vastan ära selle online'is, seda hüpnoosiseanssi ma online'is ei tee, et seal selles õppes oli väga nagu rõhutatud, et sa ei tee, sest see seanss kestab 5-7 tundi, millest see hüpnorännak on paar tundi ja me ei taha, et meil, ma ei tea, internetiühendus läheb ära ja sa oled kuskil hüpnoosis seal sügavas üksipäini ja ma ei saa sinuga ühendust, on ju. Et seda ma läbi veebi ei tee. Et see on kindlasti kohale tulemisega, aga on ka Soomest tuldud, nii et see ei ole üldse mingi maailma. ei ole probleem, see on nii õige. ja. Et no ja see meetod on maailmas, on ta tegelikult hästi tuntud, et väga paljud juba, noh, seda kasutatakse ka, ütleme, sa tahad tagasi minna mingisse mälestusse või näiteks, kui me läheme nüüd väga siit välja, siis maavälise eluga seotud, kes kahtlustavad, et nendega on midagi toimunud, on ju, siis hüpnoosiga saab ju minna seda vaatama, mis toimus. Samuti mingid, ma ei tea, surmalähedased kogemused, no mis iganes, mul on tuldud väga erinevate teemadega sinna. Ja seal ongi, see on selline äge seanss, kus mina ei tee teraapiat, vaid kogu see seanss on siis tegelikult siis nii-öelda sinu kliendi kõrgema mina juhatatud on. Ma ütlen kõrgem mina, vahet ei ole, kuidas keegi nimetab, suurem teadvus, üliteadvus, sinu on ju hing. Noh, ma lihtsalt kuidagi me peame nimetama, siis ma nimetan kõrgem mina.
ja tema juhatab, tema on ära otsustanud, mida ta sulle näitab, kas ta näitab siis eelmist elu või vahel näidatakse selle elu lapsepõlve, vahel hõljutakse lihtsalt kuskil ajas ja ruumis on ju, et mina ei tea kunagi, mis sealt nagu tuleb siis nii-öelda on ju. Ja samamoodi on siis, et sa võtad kaasa a la sihuke suurusjärk 10 küsimust sinna ja need me ka siis esitame sellele kõrgemale minale. mina ei vasta, mina ei tee mitte midagi, kõige tema ehk siis sinu enda see suurem teadvus annab sulle. Mm. Ja noh, seal seansil mulle väga meeldibki, et see, kes sinna juba jõuab, see ikka väga juba peab jõudma, et on väga juhatatud sellele seansile onju. Ja noh, kui ma ütlesin, et olen seal kohtunud igasuguste kõikvõimalike olenditega, siis mulle meeldib seda näidet tuua, üks äärmuslikum võib-olla oli, et noh, sest kõik ei ole inimesed, ainult planeedil Maa ei ole elu, on ju, ja kõik ei ole sellisel kujul nagu meie, siis üks naisterahvas, kunagi väga ratsionaalne pangatöötaja, kõik loogika, kõik olemas, on ju. tema näiteks oli kristall. ta oligi mingil planeedil, kus siis ta ümber olidki kristallid ja siis, kui ta vaatas seda enda keha, siis ta oli ka kristall. noh, pärast ta muidugi tõusis püsti, et mis mõttes ma olin kristall no, Oh. aga noh, selles hetkes me läheme selle looga nagu, sest seal on mingi info, see alati koorub välja, miks siis talle näidati just seda, vaata onju, et midagi see aitab nagu mõista siis siin praeguses selles eksistentsis. no ja mingis mõttes muidugi see eelmised elud on aegunud termin, et tegelikult ju noh, kes uurib seda ala ja noh, et seal öeldakse, et seda aega ja ruumi ei ole, siis tegelikult öeldakse paralleelelud on siis nagu noh, asjakohasem väljendamine. et vot selline on see hüpnoosiseanss. oota, ma küsin veel hästi huvitav, jälle tuleb nii palju mõtteid, sest ma ise uurin ka kogu aeg siin, saad aru, mitu sarve püsti, mitte sarve ma tundled äkki või jah, sest mulle meeldivad ka sellised asjad, sest numeroloogias ka ju sünnikaardis ma näen ju neid noh, kuud vähemalt, kes sa oled arvatavasti olnud, aga mina ei tee mingit hüpnoosi, lihtsalt mingid numbrid ütlevad mingid asjad, see on fakt. aga mulle endale meeldivad sellised asjad ka, ma olen ka vist äkki 3 teraapias sellises käinud, aga mingite oma probleemidega tegelenud. ma ei tea, kas see on ka hüpnoteraapia äkki või? ja absoluutselt, ja, tulebki mis iganes probleemid, terviseprobleem, ja, mentaalne, ma ei tea, mul on elus nii, seal ei ole piire, sorry, et ma vahel, aga lihtsalt jube äge üks näide ka. vaata, kui sa võtadki selle, kõik on energia, on ju, ja hakkad seda selliselt vaatama, üldse sellele lähenema ja mulle meeldib hoida ka sellest teemast sellist teaduslikku joont mingis mõttes, et ma ei lähe kunagi nagu, keegi ütles, ma lähen teen terve uurimustöö, et see enda jaoks muuta loogiliseks ja seda nagu mõista. on ju, mulle väga meeldib niimoodi asjadesse minna, et see, mida ma juba presenteerin või välja toon, ma olen, seal on nagu aastaid mingit uurimustööd taga minu enda jaoks. ja mis asja ma hakkasin ütlema? oota, mis näidet ma hakkasin tooma? no kas ma ütlesin sõltuvused või mina läksin mingi oma probleemidega sinna, sellised väiksemad asjad olid, no ütleme olidki, sa hakkasid mingit, sa ütlesid, sul on üks väga hea näide selle peale, ma ütlesin, kas see on ka hüpnoteraapia, sa ütlesid, jaa, hüpnoteraapiaid on igasuguseid, vot niimoodi sa vastasid praegu sellele ja noh, minul on olnud toitumissõltuvus, magusaisu näiteks läksin, võtsin maha, sain mingiks ajaks, ei saa, noh, et ei saanud nagu sellest täiega jagu. muidugi sina ju ka hüpnoterapeut ja siis minul tegi see Kirsti Lepsoo, kes teeb siin Soomes, siis ta ütles ka, et aga mina pean ju seda edasi ka veel nagu toimetama selles, et mitte see, et me ei saa ju anda, klient ei saa anda vastutust sinule ja sina ei võta vastutust ju ära, sest see on ju ikka täiesti, klient teeb iseendaga tööd, sina oled lihtsalt see vahendaja, juhendaja seal on ju niimoodi. ja absoluutselt, sellel seansil on eriti, et mina ei tee midagi, ma hoiangi mingis mõttes seda noh, ruumi või aitan siis tekkida sellel ühendusel sinu enda selle kõrgema teadvusega. no mul lendas ära, ma ei mäleta, mis ma tahtsin. vahet pole. kui see hüppab nüüd niimoodi lihtsalt juhuslikult, siis anna kohe teada, tulista vahele selles suhtes, et ma saangi aru, et neid vorme ja neid probleeme, millega tulla, seda nagu lahendama, siis on, mul lihtsalt jäi karp lahti, sa ütlesid, et see tekib mingi. mul tuli meelde lihtsalt, sorry. ütle.
ütle. ühesõnaga, et seal ei ole piire, et see Dolores Cannon, kelle meetod see on, siis tema tõi näidet, kuidas talle tuli kunagi klient sinna, kes ühe küsimusena oli tal, siis see oli vanasti, kui olid need CD-pleierid veel on ju. Mm. Ja oli see, et kõrgemale minale, et palun, et see on mul katki, et palun tervendage, tehke see terveks, on ju. Ja siis terapeudi või noh, see läbiviija seal oli esimese hooga, et mis küsimus, et oh my god, on ju. Ja järgmiseks ütles endale, aga kes olen mina andma hinnangut selle kliendi teemale, on ju, et minu asi on küsida, tema sellega tuli ja reaalselt see tehti korda, see CD-pleier on ju. ma tean, noh, mõistus tahab öelda, kuule ära aja mingit jama. Ja. sellel õppejõul ei olnud kindlasti ühtegi põhjust nagu valetada neid lugusid, et noh, seal on nagu müstilisi asju. ühesõnaga, selle tahtsin siia vahel suskata. vaata, kui hea, et sa selle ära ütlesid, sellepärast et mulle tuli meelde, et ma tahtsin ka ühte asja ütelda, et ma tundlalt püsti uurin ju mingisuguseid jah, asju. ja siis mul kohe läks see minema. vaata, mina ütlen siin selle kohta niimoodi, et universum nagu justkui ei taha, et sa praegu seda välja ütled, seepärast võib-olla inimesed pole mingis mõttes valmis. tead, ma panen selle video niikuinii täpselt sellisena, nagu ta on, panen ta üles, nii et kellele meeldib, see kuulab, kellele ei meeldi, see ei kuula, me oleme kõik erineval sagedusel. see, mida mina kuulan ka ja ma sain täiega kinnitust ühelt inimeselt nüüd just eile sellele, et aega kui sellist pole olemas ja meil on olemas samal ajal paralleelne, ma ei tea, mis asi see on, aga maailm ehk siis me oleme, eksisteerime paralleelselt ka veel. ehk siis see, et kui see on see versioon, mida mina kuulsin ja saad aru, ma sain eile ühelt inimeselt tõestuse, et kui on kõige suurem kriitiline hetk sinu elus, mida iganes, mis see ka ei oleks, siis see sinu teine sina tuleb sulle appi ja ta annab sulle kas nõu niimoodi, et sa kuuled midagi või sa näed või läbi mingite inimeste ja praegu sina, siis mul tulevad juukarvad üles, siis ma räägin tõtt. Siis ja siis üks noh, naine, see on mulle väga lähedane naine, et kes mulle rääkis, ma ei hakka teda siin reetma praegu. ja siis ka saad aru, ma kuulen ja mõtlen, et täitsa lõpp. Ja nii ongi lihtsalt. Ja vaata see, millesse mina ka usun, noh, me nüüd lähme natuke crazy teemadesse, aga see läheb sinu sinna teemasse väga hästi sisse. ma räägin need ja, kaks korda, mul vahet ei ole, kummal poolel me siin ja püsime. et siis see ka, et mina ise usun sellesse, ma olen kasutanud teinud eksperimenti, et vaadake see film Avatar. minu meelest see on täiesti sellest elust kõigest, ehk siis see, et enne kui sa lähed magama, kui sul on mingi väljakutse, küsimus, probleem, siis mina küsin endalt, et noh, lahendus sinna. küsimuse nagu vorm on erinev. võib-olla ma ei saa esimesel ööl vastuse, aga mingi hetk ma tõusen, siis nüüd alles oli ka mingi ahhaa, ma mõtlen täitsa lõpp, ma pean seda tegema, seda on lihtsalt niimoodi põmm, ärkad üles mingi kell 4, et tunned, et tahad ärgata ja siis ongi see vastus, mõtlen, vau, okei, teeme ära siis noh. ja mulle tuleb siit vaata öösel on ju, kui sa magad, seesama hüpnoosiseisund, mida me siin seansil siis püüame, ongi ju tegelikult on inimesele üliloomulik seisund. See ei ole mingi, vaata hüpnoosi ümber on hästi palju sellist ja ma ei tea, mis see teeb ja loomulikult seda saab kasutada ka ebaeetilistel eesmärkidel on ju, aga noh, no mina tean, et mul on eetika ja moraal väga paigas. ennem, mis sa numbrites ütlesid ka seda, vaata, et sa oled väga lojaalne ja kõik. ma ütlen, et sa oled hästi aus selles suhtes, et sa oled 8. päeval sündinud ja sul on esimene number 8, et sul on see väga oluline. ma usun sind, ära muretse, Ave, ma usun sind. et ja jälle mul läks meelest ära, mis asja ma hakkasin, täitsa lõpp, no niimoodi hüppab siin praegu, ma ei mäleta jälle. teate, ma natukene räägin teile lohutuseks ühte asja, Ave natuke kõkutab naerda seal ja siis enne kui me tulime siia eetrisse, siis kuna minul ei ole tavaliselt mingit küsimustikku, mille alusel ma hakkan tegema, siis ma ütlesin Avele, me peame lihtsalt usaldama. ja siis, kui ma vaatasin numbrit, siis Ave ütles ka, et ta ei tea numeroloogiast eriti midagi, aga ta teab, et elude number on tal 7. nii, ja siis, kui ma hakkasin edukuse koodidel tegema ja siis elude number on siis 4. number, seal natuke lõõgastu seal ja siis enne 7 saamist oli see 16, kes nüüd vaatas metsajalutusvideot ja ma ütlesin ka, et pange tähele seda numbrit, mis teil enne tuleb, enne kui te liidate selleks 9 numbriks. ja Ave elude number siis enne 7 saamist on 16 ja mina olen sündinud 16. päeval. ehk siis siit saab võtta paralleele, minge kuulake neid videoid, kus ma räägin näiteks, kui sa näiteks said elude numbriks 5, aga enne sul oli 23, siis seal on 2 varianti, minge kuulake kas elude number 2, elude number 3
ja siis ka seda 5. ja teine või kolmas variant, neljas variant on see, et mine kuula, mis ma räägin inimesest, kes on sündinud 23. Sellepärast, et minu ja nüüd Ave puhul on see väga naljakas, et kui mina rääkisin number 16 nagu inimesest ehk siis kes mina olen, siis Ave tundis ennast väga ära. Et viskasime siin nalja, vot sellepärast me olemegi siin kätega vehklevad, temperamentsed inimesed ja hüppame siia-sinna, siis 16 on ju tegelikult torn, ehk siis me võime päeva jooksul mitmeid asju korraga samal ajal lammutada, tekitada, lammutada, tekitada ja siis, kui meil on nagu liiga rahulik, siis me mõtleme, et oh, äkki peaks mingit action'it kohe korraldama ja siis ongi, lähedased on sassis kõrval. Ja tegelikult, mis meil on ka veel Avega väga sarnane, mis on 16, meil väga meeldib olla ka vait. Uskumatu on ju, praegu vahutame nagu segased ja uskuge meid, kui me paneme eetri kinni, me vait, mitte ühtegi sõna homse hommikuni. Just. See üksi olemise aeg on ka hästi oluline aeg. Ja, aga nüüd lähme Ave sinu juurde selles suhtes, et mis see maapealne asi oli, millega sa tegelesid ja räägi sellest nõksukene, et mis need on. See on siis psühholoogiline nõustamine ja teraapia. On ju, vaata enne seal oli ka psühholoog, siis noh, Eestis mina ei saa ennast nimetada psühholoogiks, sest mul on baka, on ju, magistriga sa tohid ennast nimetada psühholoogiks. Ja siis ma sellepärast olengi väga sellest korrektne, et ma olen psühholoogiline nõustaja ja terapeut, on ju. Ja mis ma seal siis teen? See on hästi huvitav koht mingis mõttes, sellepärast et mul on seal hetkel siis toimuvad ka mingid arengud, võib-olla sa ise oskad seda pärast seal midagi selle läbi numbrite seda seletada, on ju. Et ühesõnaga ma võtan siis kliente vastu ja ma teen sellist, mul on välja kujunenud selline nagu süvateraapia meetod. Noh, ma olen ju õppinud palju igasuguseid erinevaid tööriistu, aga ma olen siis noppinud välja need mingid, mõne ma olen isegi täitsa ise välja töötanud, on ju, mida ma siis näen, mis toimib. Ja põhimõtteliselt siis enam-vähem ükskõik, mis murega inimene siis tuleb. Suures pildis on juurpõhjus, vaata ma ei ole see, kes tegeleb pinnapealselt nende sümptomitega, sellega ma ei viitsi tegeleda. Ma ei ole see käehoidja nii-öelda terapeut, on ju. Ma tahan minna juurpõhjusteni. Mulle meeldib näha ühel hetkel inimeses seda, kus tal silmad lähevad särama. Jaa, ma nüüd saan aru. Ja veel töötame alati selle nimel, kus ma siis ühel hetkel ütlen, nüüd ma näen, et sa oled need asjad omandanud. Sa oled heas kohas ja ma saadan su südame rahus sinna oma elukest elama, on ju. Ja ühesõnaga kuidagi siis ma teen õigesti puhtalt klientide tagasiside pealt. Ma ise ei julgeks seda arvata, kui mul ei oleks seda tagasisidet, on ju. Ja see on nüüd viinud sellisesse kohta, et see meetod siis lõpuks, mida ma teen, koosnebki sellisest 5-6 kohtumisest, mille tulemusel siis inimene on väga hästi aru saanud, mis toimub, on ju, miks seda sees on, kust see tuleb ja tal on tööriistad, kuidas toimetada siis erinevate elus ette tulevate teemadega. Siin on üks hea näide, mida mulle meeldib tuua. Kunagi üks naine tuli siis minu juurde teemaga, et tal on teismeline poeg, seal, no ma ei mäleta, mingi 12 või midagi sellist, on ju, 13, suurem vist oli näiteks. Ja tema siis oli sellest lapseisast seal mingid aastad tagasi lahku läinud, väga halb suhe, on ju, siis muretses, et see isa üldse seal selle lapsega väga palju ei suhtle, tegele, on ju. Ja laps on hästi nagu ema külge klammerdunud, et isegi ei taha seal sõpradega väljas käia, aga tema tuli siis, et see kõik mõjub lapsele nii halvasti, et kuidas siin saaks, mida saaks paremaks teha, on ju. Noh, minu jaoks on see tulemus, see on sümptom, on ju. Lähme juurpõhjuseni, lähme
teeme nii, et see päriselt ära kaoks, mitte et sa käid aastaid ja aastaid mu juures ja no pangakonto on õnnelik, aga sul nagu midagi ei muutu. Et seda nalja mulle meeldib ka alati teha. Et mulle päriselt ka meeldib näha tulemust. Ma saan aru, on ju, et öeldakse, et aastaid peabki teraapias käima nendes, aga noh, mul on teine kogemus, midagi ma teen, on ju, et see tõesti sihuke 5-6 kohtumist ja muutused on päris suured. Ja ühesõnaga siis mina hakkasin talle siis rääkima temast ja tema suhetest tema isaga, on ju, et see kõik on siis selle seos, mis tal toimub praegu selle lapse isaga ja oma pojaga. Ta läks peale seda esimest kohtumist minema, enam tagasi ei tulnud. Ma arvan, ma just millegipärast mõtlesin praegu seda. Nii, jah. Ja nii oligi, on ju, ja noh, tema jaoks oli, tema tuli rääkis aiast, mina hakkasin talle mingist aiaaugust rääkima, on ju. Okei, aga nali oli selles, et ta tuli mu juurde tagasi pool aastat hiljem. Istus siia tooli peal maha ja ütles, et Ave, mulle jõudis kohale, millest sa rääkisid. ja saad aru, siis me tegimegi temaga ära kogu selle siis nii-öelda see süvateraapia, mida ma teen, on ju. Ja tal niimoodi asjad muutusid. See poeg hakkas sõpradega väljas käima. Ta rahunes maha see suhe selle lapse isaga, on ju. Noh, kõik reaalselt muutused ja noh, kõige ägedam mõõdupuu võib-olla, kui nii saab üldse öelda, oligi siis seesama, et ennem see poeg ei käinud sõpradega väljast. Noh, ta oli võtnud tegelikult vastutuse ema heaolu eest enda pärast. Ema stressas kõiki neid suhteid seal kõige rohkem. Ja see poiss nägi või tajus, siis no mulle meeldib öelda, et tajus, sest noh, me näeme, me kõik teeme igast maska siin ette, on ju. Et tajus, et ema on endaga nii palju paremas kohas, et tema võib minna vabalt elada oma elu. Vaata, see on siin inimeste keeles, mis ma ütlen, vaata, kui minnakse ju lahku ja mida iganes ja kui laps või kui ema jääb pojaga, ma olen ise selle ka läbi elanud, siis on see, et lastel ei tohi ju lasta võtta ära nagu poisslapsel ei tohi ju anda see, et tema võtab nagu kohe mehe rolli, et et ma saangi aru praegu, see on sama, mis mina ise läbi elasin ja mina oma lastele ka ei andnud seda võimalust, et nemad peaksid justkui nagu vastutama, et ema on nagu üksi, on ju, 2 väikse pojaga, ta peab hakkama saama. Et see on nii huvitav, seda näeb ju tegelikult elust, mis ma ütlen, kõik need asjad ju liiguvad läbi inimeste, need samad asjad, ise kui huvitav, et sa niimoodi ütlesid, tead, see meenutab praegu mulle seda, kui ma vaatan sünnikaarti ja siis on, kui ma näen hästi palju maskuliinseid numbreid sünnikaardis, siis ma ütlen tihtipeale need asjad, et kuidas sul läbisaamine on isaga. Sest mulle kohe mingid teatud numbrid ütlevad seda ja siis vahest öeldakse, et kust sa tead, no ma ei teagi, number ütles lihtsalt niimoodi. Ja siis samas on see, et ma saan aru, et sinu tööriistad, Ave, on siis, ma ei tea, aga ma arvan, on sama lihtsalt nagu minul, sest tegelikult elu on ju lihtne. Tihtipeale me lihtsalt unustame ära selle, eks ju. Ja tead, mis mul jumala tihti kliendid ütlevad, noh, mis mulle veel on öeldud, issand, sa teed selle nagu kõik puust ja punasega ette, see kõik on nii lihtne ja loogiline on ju. Ja mida ma olen tihti kuulnud, ongi see, et nii lihtne ongi või? Jah. Mina ei usu, mõtlen, on küll, tegelikult asjad ongi lihtsad, universum ise on ülilihtne ja loogiline. Meie inimestena mõtleme need asjad. Peame mingi skeem. Absoluutselt. Ja tegelikult ongi selle süvateraapia olemus ongi, et me lähemegi muutma tegelikult neid mõttemustreid, mis siis inimesed on siin noh, nagu lapsepõlvest siis üldjuhul nagu enda siis nii-öelda kasvatanud on ju, vahel ma nimetan neid programmideks. Me läheme neid siis nagu muutma läbi, mille siis ongi see, et saab tulla ellu see muutus, vaata, sest muutust ei tule, kui sa üritad väljaspool midagi muuta, see ei käi nii pidi. Sa pead siin sees midagi muutma, et väliselt saaks asjad hakata muutuma. No tavaliselt on seal taga hirmud ja noh, mis iganes on ju uskumused. Ja siis need ongi need, mida me siin vaatame, millega me tegeleme, et need saaks muutuma hakata ja noh, ongi, ta on siuke nagu jääb sulle tööriistadena, et sa saad seda, mis iganes siis ette tuleb, noh, nagu ise kasutada, on ju. Et sa ei jää, mis mul on ka oluline, et sa ei jää sõltuvusse. Noh, minust jube äge on ju, tuled, ma jõustan su ära. Jah, sa oled nii äge, sul läheb nii hästi. Noh, jälle minu pangakonto on õnnelik, aga see ei ole point. Mulle meeldib näha, et ta ise õpib need asjad ära ja hakkab nagu, noh, selles mõttes paremini elus manageerima.
see on nii huvitav, see on sama nagu teate, siis mul tuleb nii mitu paralleele praegu, et see on sama, kui me lapsele midagi õpetame, me ei tohi ju anda kala kätte, me peame andma ju õnge kätte, sina ju samamoodi, eks ju. ja mulle meeldib see, et sa oled sündinud 8. päeval ja kuidas sa räägid, et minu pangakonto nagu oleks õnnelik, aga see ei ole sinu eesmärk ja kusjuures ma ütlesin Avele ka siin eetriväliselt, et number 8 ei tohi tegelikult üldse raha taga ajada, nad ei tohiks nagu sõltuda rahast kui sellisest. Raha peaks tulema läbi teiste inimeste aitamise. See on tihtipeale, sest niimoodi, et number 8 teevad hoopis elus vastupidi. Nad tambivad, nad nagu 0-4-ks ma teen selle ära, ma lubasin, ma teen selle ära, saad aru, et niimoodi, aga tegelikult see, et kui sa lõpuks lähed nagu voolamisse ja hakkad usaldama, et universum ja kõik muud asjad, siis tavaliselt number 8 kellel on edukuse koodis, nad tavaliselt üldse, universum on nende jaoks üldse mingi põhk, mis asi see on mingi jama jutt, mis te räägite, onju. et aga kui, kellel on number 8 edukuse koodis, kommenteerige palun ka kallikesed siia, ma tean ühte naist ja ma tean raudselt, et sa vaatad ka seda videot, ma ei ütle su nime, aga kõik teavad siin juba peaaegu, et sinul on edukuse koodis lausa 3 8 ja me oleme isiklikult juba tuttavaks saanud. kommenteeri ka, kuidas sinu elu on muutunud. et vot, M-tähega hakkab su nimi, sa tead küll oma nime. Nüüd ma kasutasin natukene seda ära, sest minu meelest on kihvt ka see, et kui teie, kallid kuulajad, kirjutaksite ka kommentaari, kes on saanud hüpnoteraapiat, kes on saanud sellist teraapiavormi, nagu nüüd Ave teeb, kes on üldse Ave klient olnud, vot. Lähme siia ka, kommenteerige ja kiitke üles, tehke maha siis ja teie, kes olete minu kliendid olnud siin ka, teid on juba üsna palju, kiitke üles, laitke maha, vahet ei ole, risti-rästi, kõik, kes laidavad, blokeerime, kõik, kes kiidavad üles, need saavad jääda, need jäävad ellu. mina ka alati, noh, vahel on ju, mul on seal Google'is on ka neid tagasisidesid päris palju antud, on ju. siiamaani on kõik õnneks ülipositiivsed, aga ma nagu julgustan ka alati panema, et või ütlema inimesele, et noh, et see tagasiside on ju, et ja kui sa tunned, et sa ei saanud siit midagi, siis pane see ka, noh, et see lihtsalt annaks selle ülevaate, et see keegi, kes peab mu juurde jõudma, siis see jõuaks ja jumala eest, kui ta ei peaks, pane nagu hoiatuseks, on ju, et noh, mul siiamaani ühtegi sellist ei ole, aga noh, ega lõppkokkuvõttes ongi, vaata, nagu ma ütlesin ka, see klientide tagasiside, noh, ja mida nemad ütlevad ja kuidas ma olen näinud neid muutuseid ja arenguid, see ongi see, mis paneb mind arvama, et ma teen mingit õiget asja. absoluutselt, vaata, see on nii huvitav. ma siin rääkisin Human Designi Kadri Ann, ta käis ka mul siin kanali podcast'is ja mida ma olen öelnud ka, et mina olen numeroloog, aga teie, ma soovitaksin teil kõigil, ma olen hüpnoteraapias ka käinud ja praegu kogu aeg nagu mõtlen, täitsa lõpp, vaata nii sügavuti eelmistes eludes ma pole käinud, nagu sa ütled, 5-8 tundi nagu, ma ei tea, ma olen käpp, tulen et ma ei tea, kus sa seal elad, et aga see selleks, aga mis ma tahan ütelda, et minu meelest see, keda me peaksime üldse uurima, oleme meie ise, võtma numeroloogiat, võtma astroloogiat, human design'i, hüpnoteraapiat, 11 000 kerta, nüüd ütlesin soome keeles ka vahele, vahet ei ole, ei pea nii palju. tegelege kogu aeg iseendaga, aga mis me tavaliselt teeme, mida mina olen teinud ja mida Ave ka kindlasti on oma elus teinud. No kas sa nägid, kuidas ta tegi, jah? Kas sa nägid, jah? Kogu aeg me räägime mingeid teisi inimesi taga, aga lõpus, kus me jõuamegi nagu iseendasse, iseendaga ja kui hakkame tegelema, siis nii nagu Ave ka vihjas, siis hakkab ümbrus iseenesest nagu muutuma. koerad käivad ka ilusti sinuga samas rütmis, siis kui sa oled närviline seal, siis koerad ka kardavad või siis hauguvad hästi palju, pange tähele. kassid kusevad kinga sisse. Sorry, aga no nii on, ma olen ise tähele pannud. kui sa oled rahulik, siis nad kohe kopeerivad. mees on ka viisakas ja kingib lilli iga päev, ütled ära kingi. kingin küll, aga enne 0-4 ei kinginud. no ma ei tea, ma läksin praegu emotsionaalseks küll. aga seesama sinu, see teraapia vormid, kas nende jaoks peaks tulema koha peale ja kus sul üldse see koha peale tuleku koht on? kus sa oled? koht on Viimsis. on mul siis noh, kus ma vastu võtan füüsiliselt siis nii-öelda on ju kohtumine. Aga seda nüüd see tavateraapia, mitte see hüpnoos on ju, seda ma teen veebi teel ka videokõne vahendusel, et mul on ka noh, Austraalia, Soome, no vahet ei ole, on ju üle maailma selles mõttes, et seda saab veebis ka teha.
okei, väga huvitav. ma tahtsin veel see, sa ütlesid nii ägedalt just nimelt, et see endasse, et siis ma mingis mõttes olen nimetanud selle sõbraks iseendaga, see 5 kohtumist, noh, 5-6 kohtumist on ju, et sõbraks iseendaga ja vaata, mis ma ennem hakkasin minema ka, et ükskõik, mis sümptomiga siis justkui see inimene tuleb, siis tegelikult seal üldjuhul me võime noh, hästi laias laastus panna, et seal on üks juurpõhjus ja selleks on see, et inimene on liikunud kaugele iseendast. vaata, et ta ei ole nagu iseendaga autentne või ehe, on ju, no mis iganes jälle hirmud väistab, ta seal kardab või noh, on ju. ja ta on liikunud sellest endast eemale, mis tema on, mis talle meeldib ja see ja siis, mis seesama siis see 5-6 korra meetod teeb, ta toob ta nagu tagasi siia endasse. ehk siis me tahame püüda seda, et ta lõpptulemusena on enda üle uhke, mis iganes otsuseid ja valikuid ta elus teeb, et ta on enda sõber et see on selle nagu selline kõige suurem väärtus võib-olla. ja see minu meelest on väga oluline just see, et mitte me ei võrdle ise, tähendab teistega iseennast, nii nagu me tihtipeale teeme, et näed, et tema oli nagu sama koha peal on tööl, aga tema tegi, ma ei tea, mingisugust plaani täitis rohkem kui mina, aga sina võrdle iseendaga, milline sa eelmine aasta olid ja milline sa eelmine kuu olid. ja selline see on. või kasvõi eile. jah, või kasvõi hommikul, nii nagu ma ütlen, tead, see praegu jälle tekitab, ma ütlesin ka Avele kohe, et ole valmis selleks, et me hakkame spontaanselt siit rääkima, et näed, üks lõpetab, teine alustab. me peaks vist sõbraks hakkama, Ave, mul on selline tunne. ma tulen teile. mina arvan ka. Kristiga ma olen juba sõber, ma tulen sinuga ka sõbraks, vot nii. nii, mis ma tahtsin. oled väga siia tulema. jah, nüüd oleme sõbrad, näete, avalikult oleme sõbrad Avega nüüd. miskit tahtsin ma ütlesin, mul sõpru ei ole tavaliselt, mul on hästi haruldased sõbrad. no sa oled nüüd, sa oled oma tüdruk. kurja, mul läks mõte peast ära, ma pean lund natuke vaatama, meil sajab lund hästi ilusasti praegu. aga mul on mingi mõte, ma võin spontaanselt tulla siin praegu. räägi, hüppa. vaata, me ennem hakkasime natuke minema sellega, et siis ma ütlesin, et noh, et me hakkasime rääkima sellest, no nii-öelda see tavateraapia on ju, et see on huvitav, et ma olen mingis ühes kohas on ju, et võib-olla sina näed seda läbi nende numbrite, et kogu nüüd see asi siis, mida ma olen 10 aastat oma praktikas siin kuidagi automaatselt ehitanud, seesama siis see meetod, mida ma kasutan, on ju, siis mul hakkas tulema mingeid signaale, et ma peaks seda äkki nagu edasi hakkama andma, vaata. no nii, nüüd läks põnevaks. ja siis noh, jälle lühidalt kokkuvõttes, kuidas ma ei arvanud elus, mida mina tean või oskan, on ju, vaata lööb ju välja see ja siis kuskilt tulevad mingid kinnitused ja õigel ajal jälle mingi kliendi tagasiside, kuidas ta sai abi ja oh my god, on ju. ja nüüd see on siis lõppenud sellega, et ma panen kokku koolitust, et sedasama meetodit, mis siis tundub, et annab väga paljudele nagu noh, on abiks ja aitab, on ju, et seda siis edasi anda. noh, siis nendele, kes töötavad juba inimestega, on ju, et seal peab ikkagi mingi alus nagu olemas, kuna ta on ikkagi noh, läheb süvitsi, on ju, inimese sisse, et siis päris noh, see ei ole nii, et sul mingit põhja all ei ole. aga noh, kõikidele nõustajatele, terapeutidele ja psühholoogidele siis lisa selline tööriist. vot sellist koolitust parasjagu ma siis nagu ehitan siin. vaata, ma olin kohe vait. jah, jäid jah. mitte vait. mina ise ehitan ka praegu koolitust, õigemini kooli sellel aastal. nii nagu ma ütlesin, ma võtan extempore lihtsalt mingi teatud hulk inimesi, maksimum 10, et ma teen numeroloogia kooli. aga millal see valmis saab, ma ei tea. ja siis ma olin praegu vait selles suhtes, et vaata, kui huvitav ongi niimoodi, Ave, et just sa rääkisid ka, et nagu justkui tõugatakse tagasiside ja mingid asjad ja keegi veel tahab ja siis mina olen ka samamoodi selles suhtes mõelnud, et saagu meid palju, kes meid aitab nagu neid inimesi, et saaks meid tegijaid, kes aitab teisi, et me kõik oleksime nagu lihtsalt nagu saad aru, nagu Balti kett, nagu ma ütlen, et lihtsalt toetaksime teineteist, mitte see, et kui praegu väljaspool eetrit, et siis me hakkame sõimama ja olema, ma ei tea, see, kes me oleme, et oleme kogu aeg sellised lahedad tüübid. mul tekkis Ave nüüd, pilt tuli tagasi, vaatasin lund ja rahunesin maha tegelikult oli see, et sa hakkasid koolitusest rääkima. ma läksin liiga emotsionaalseks, siis ma muutun selliseks natuke lapsikuks aeg-ajalt terves mõttes, et sa ütlesid, et sa oled 10 aastat seda teinud, et vaata, kui huvitav ongi see, et ma lihtsalt räägin nüüd natukene, võib-olla sul tuleb lihtsalt mõtteid, mida sa räägid, sest mul ei ole isegi mingit küsimust, et alguses sa ju tegid ka
baseerusid nendele õpetustele, mida sa oled õppinud, on ju, et korralik õpilane niimoodi peab tegema, siis sa võtad niimoodi ja siis sa võtad niimoodi ja siis lõpuks sa saad aru tagasiside järgi või siis see, et iseenda sisetunde järgi, et kurja, midagi peaks muutma, siis sa muudad jälle vahepeal, eks ju. ja siis see ongi see töö, mida sa oled nüüd juba saavutanud ja tagasisided on nagu võimsad. See on nagu lapse kasvatamine praktiliselt, on ju? täiega jah, täiega on see minu laps ja tead, ma olen selline maniak mingis mõttes või selle enda asja fänn, et mul on 3 last on ju ka, noh, siin juba üks on ammu täiskasvanu, teine kohe saab ja kolmas on siis 10. ja ma olen isegi öelnud, noh, võib-olla ei peaks, aga et ma olen, et kui üldse küsida, noh, kes sa oled, on ju inimesena, siis ma olen ennekõike just nimelt see inimeste jaoks, noh, olemasolev, mis iganes siis terapeut on ju, ja siis ma olen ema, vaata, et noh, see niimoodi toidab mind ennast nagu ka on ju, et noh, lihtsalt nii. mina saan sinust täitsa aru. Saan sellepärast aru, et no näiteks mul on ka edukuse koodis 7 ja mul on 8 ja teisi numbreid mul ei ole, aga pigem on see, et kui sa armastad seda, mida sa teed, siis sellest ettevõttest kõik meie ideed on ju tegelikult ju armastusega, noh, ütleme sellised, mida sa panustad. sa mõtled, et sa tahad lõunat teha ka oma elukaaslasele või perele. sa mõtled, enne tuleb ju idee, nii nagu seda saab ju äriga mõelda täpselt samamoodi, see inimeste aitamine täpselt sama, sa panustad nagu kõik ja siis, kui nad söövad seda, siis mõtled, ei tea, kas kõigile meeldis ja see on seesama, see teenuse edasiandmine, mina teen ka numeroloogiat, ma õpin ka vahepeal, et vot peaks natuke teenust niimoodi parandama ja niimoodi nagu sinagi. ja lõpuks on see, et sa seal oled ja siis sa mõtled, et ma andsin ennast kõik, mis mul anda oli ja siis loomulikult see on see, et laps ütleb, kõht on täis, ema, täna oli suurepärane söök. ja see ongi see, et nagu etapiliselt nende klientidega, kes sina kasvad, sinu lapsed ju selles suhtes ka kasvavad, noh, päris reaalsed lapsed on ju, mitte nüüd ettevõtted, aga nemad ka, kui ema on õnnelik, siis on ju kõik õnnelikud. just. et see peegeldub ja samas nüüd see asi ka, et tulekski selle juurde, et su nime taga on nüüd 2 kodulehekülge, et mida need tähendavad, äkki sa räägid nendest? et Mhm. üks on see hüpnoteraapia.ee näiteks sellest. jah, no see ongi siis tõesti sellele samale ühele meetodile ma tuginen seal, et ma ei tee, ta tegelikult see ei ole enam hüpnoteraapia, et Mm. see on see meetod, on ju. ja ta ei ole teraapia, sellepärast et mina ei tee teraapiat seal, et ma olen küll õppinud ka hüpnoteraapiat ja oma tavanõustamisel ma vahel teen mingeid väikseid siukseid hüpnoose, kui vaja, aga see on siis tõesti ainult sellel Dolores Cannoni meetodil kogu see koduleht ja see kõik põhineb nagu sellel. ehk siis seesama seanss 5 kuni 7, seal on hästi palju infot, et tõesti, keda huvitab, siis mul on seal lahti kirjutatud ja seal on inimeste kogemusi ja neid lugu, no nagu lihtsalt palju infot on ju, et keda nagu huvitab, et siis see on seal olemas. ja see teine on siis lihtsalt see maapealsem on ju, see psühholoogiline nõustamine ja teraapia, seal on siis sellest tavateraapiast, tavanõustamisest ja kogu info siis ka minust ja mis ma olen ja kust ja kes ja mida. ja selle koduleht on siis psühholoog kriipsterapeut.ee, eks ju. Mm -hmm. ja siis näiteks, kui keegi nüüd tahab sinna hüpnoosi või siis teraapiasse, siis seal on olemas ka mingid kalendrid, kus nad saavad aegasid broneerida või kuidas see käib, kirjutada. kirjutada ja seal on see noh, kontakti see vorm on olemas ja sealt siis saab kirjutada ja seal selles ma pakun ka 15-minutilist tasuta kohtumist ennem, et kui siis inimene mis iganes tahab tunnetada, tahab küsida, noh, et kui ta ikka tuleb, see on terve päev ja ega ta noh, rahaliselt ka ei ole kõige odavam siis nii-öelda asi on ju, et tahab seal midagi ennem, et siis selline võimalus on seal ka olemas. see on nii naljakas, mul lihtsalt lampi tuli selline asi, lihtsalt vaata, et udupeentes filmides, kus kohas nagu veini pakutakse, tuuakse näiteks pudel ja siis pannakse tirts sinna klaasi sisse ja siis alguses maitstakse, siis öeldakse, et käib kah või vaata, väga hea. see on umbes nii, et see 15 minutit nagu kõnet, et siis on ka see, et kõigepealt maitsed ja vaatad, nii nagu näiteks minu Youtube'i kanal. kui sinuga ka tuttavaks saime või õigemini sina said ju läbi Kristi, on ju, Kristi juba käis siin, aga need, kes tulevad podcast'i ja keegi soovitab, siis ma ütlen ka, näed, et vaata seesama minu kanalit, et vaata, mis ma olen.
et kas see minu temperament sobib sulle, see on täpselt seesama, see sinu Mhm. 15 minutit on ju, et siis saad, et kas sünkab või ei sünka. No Mega jah. huvitav ja räägi. Lihtsalt praegu siin on ju läbi selle video, noh, inimesed midagi ju tajuvad, aga kui lihtsalt kodulehe kaudu või noh, sinna tulevadki juba paljud sellised spirituaalsed ja kes tajuvad ja kes mingid energiad ja asjad on ju, et siis seal noh, tihti tahetakse seda tunnetust, et mida pildi kaudu ei saa, aga noh, et lihtsalt kohtume, et kas sa oled ikka minu jaoks see sobiv, noh, see, kelle juurde ma tahan tulla, vaata, et selleks on ta nagu hästi hea. Minu meelest ka on see väga oluline, nii nagu ma ütlen ka, et mina olen siin uustulnukana numeroloog, aga enne mind on 2 numeroloogi, kes on tuntud, eks ju, siin Eestimaa pinna peal. ei ole üldse ükskõik, mis teenuset te ka ei võtaks, ma arvan, et mina küll isiklikult teen niimoodi või koolitusi, ma olen palju koolitustel käinud ja eriti enesearengu koolitustel, siis mina ikka vaatan. Ma nagu tunnetan, et kas see inimene sobib mulle või mitte, eriti kui veel on aktiivne seal meedias, siis ma ikka vaatan, milliseid sõnu kasutab ja nii edasi. Siit näiteks ongi üks selline küsimus, et terapeut või need asjad, mida sa nüüd siis teed, on ju hüpnoteraapiat, siis neid on ju ka Eestis väga palju. Et tahad kommenteerida ka selles suhtes? Ma võin muidugi ühe oma isikliku näite tuua täitsa natuke teistmoodi, aga tahad sa ütelda midagi, tahad et ma mõelda? võin kommenteerida selles mõttes seesama see erakool, vaata, millest ma rääkisin, kus ma Mm. õppisin, on ju, seal käibki, seal on Eestis on väga palju inimesi juba seal käinud, see on aastaid toimetav kool, suured grupid, noh, mingi aeg oli väga suur huvi, ma ei tea, kuidas seal praegu läheb, on ju. et see on üks, aga nüüd see Dolores Cannoni meetod, see kvanttervenemise hüpnoosi tehnika, mida ma siis õppisin, seal olin ma Eestis üks esimesi. Mm. Maailmas ta on tuntud meetod juba onju, aga Eestis noh, nüüd on ja me oleme siin mingis mõttes ka koondunud, kes noh, mina olen seal nüüd teise taseme praktik, aga neid, kes nüüd õpivad alles esimest taset, me oleme siin isegi 4 tükki leidnud, kes me oleme koondunud ja kokku saanud ja ma olen oma ruumi siin lubanud ja teeme praktikat ja vaata nagu, On see et lahe? mingis mõttes toome seda siis võib-olla rohkem siin Eestis nii-öelda noh, kuidas me söödame siia sisse või toome sisse, söödame kõlab halvasti, aga noh, lihtsalt ühesõnaga, et me ise arvame, et äge asi ja siis nagu, et toome, et see on nüüd see, mida siis tõesti Eestis pakuvad üksikud, Mm. konkreetselt seda meetodit. aga seal selle, noh, kui sa õpid selle kodulehel, saab vaadata Eestis siis tegutsevaid neid terapeute, teise leveli omasid. ma pole ammu küll vaadanud, aga viimati, kui ma vaatasin, oli 2, olin mina ja üks veel, Mm. aga sealt tuleb seda kasvu natukene peale ka. See on nii huvitav, vaata samas jälle see ka, et kui mina käisin nüüd seda numeroloogiat õppimas, siis meid oli seal Eestist, kui ma ei eksi, umbes 20. Üldse õpilasi oli, ma ei tea, kui palju, praegu ütlen, siis valetan, kas 50 000. Selles suhtes, et meid oli, ühine keel oli lihtsalt vene keel. Ja Mhm. ma näen, et nad justkui toimetavad meil seal koolikeskkonnas, meil on tehtud eestlaste Estonia rühm on meil seal täiesti olemas. Ja ma ei ole mitte kellestki kuulnud meedias, ehk siis sina, kallikene nüüd, kes sa ära tunnetasid praegu ennast, et sa oled samas koolis käinud, võta ühendust kasvõi siin tule suletud Facebooki gruppi, näiteks numbrite keel. Ma nüüd kasutan jälle eetrit kohe ära. Võtame kokku, räägime, sest meil tegelikult mitte sunnitakse, aga heas mõttes ka, nii nagu teie saate ju kokku vaata. Et ka, et sellised teha nagu grupid ja vahetada. Kusjuures just, et seesama see teraapiavorm, mida sina teed, sa ütlesidki, et sa olid esimene Eestis, aga sa jah, ja siis seesama erakool, kus sa oled käinud, kus on hästi palju inimesi, on ju, sa ikkagi nagu sobitasid need asjad kõik kokku, kasutad oma selles töös nii ühte kui teist vormi. nojah, selles mõttes, et need, kes nüüd on seda tehnikat õppinud, on ju, nemad ei ole terapeudid. Mhm. Okei, seal ongi väga konkreetselt välja toodud, see on see tehnika, sa oled selle omandanud, sa tead, kuidas seda läbi viia. aga noh, lihtsalt minul on siis ka terapeudi väljaõpe, on ju, et kui tulevad väga sügavad teemad või mingid suured, ma oskan ka nendega siis nii-öelda olemas olla või toimetada või saan hakkama. Mhm. et lihtsalt jah, võib-olla mulle annab see mingis mõttes niisuguse lisa plusspunkti. No ikka selles suhtes jällegi hea teada ja samas ju ka endal on ju sul kindlam olla. et, et sa tead, et kõik, kõigeks valmis, ütleme siis niimoodi. täiesti, ma arvan, ma juba olen hakanud kasutama seda lauset, et tead, et ükskõik millest sa mulle siin räägid, ma võin nagu peaaegu pea anda, et pole asja, mida ma kuulnud ei ole. noh, oma siis selle mõlema selle
nende suundade nii-öelda käigus inimestelt. Ma arvan, noh, tõesti, et enam-vähem pole asja, mida ma kuulnud ei ole. väga huvitav. mind tegelikult selles suhtes ka huvitab see sinu koolituse värk, mis sa nüüd ütlesid, et siis, kui sa sellega seal sul on mingi info ka juba selle kohta olemas või ei ole või? No see koolitus on nagu moodulid ja asjad on kokku pandud, on ju. Noh, sihuke 6-kuuline korra kuus, see on täpselt seesama, mida mina siis teen klientidega. Ta on nüüd siis ülesehitus on seesama, on ju. Täpselt seda, ehk siis ta on hästi kogemuslik koolitus, sa teed kõik enda peal läbi, et sinust saaks see spetsialist, kes ei nuta kliendi ees ja ei lähe ise protsessi, on ju, vaid suudad olla kliendi jaoks. Mitte, et selles midagi ülinegatiivset oleks, on ju, me kõik oleme lõppkokkuvõttes inimesed ju ennekõike. Aga et ta on kogemuslik ja issand jälle, mis sa küsisid? Koolituses, sa juba rääkisid väga hästi. Sa ütlesid, et sul on moodulid paika pandud. Moodulid paigas, jah. Ja hetkel ma tegelen sellega, et kodulehele seda üles panna, aga ma tahan seal kõigepealt teha selle pilootkoolituse. Võib-olla on see hea koht, kus ma tegelikult seda ma mõtlesin teha tasuta, sest ma tahan üldse aru saada, on ju, kuidas see mõjub või kes mis, et tegelikult sinna ma otsiksin mõnda inimest. Vaata, kui head see praegu jutus. Vot. Ja no ma oleks selles suhtes küll käppe, enne peaks sellest natukene rääkima, sest mul on endal ka oma kool, aga mida ma hakkan tegema, aga sinna läheb ka aega veel. Aga tead, mis mina praegu, miks ma seda nagu mõtlesin? Kui sa hakkad neid inimesi välja koolitama, siis see, mis mina aru sain üleüldse koolitustega ja koolid üldse, mis seal on, siis on see, et võib-olla 100 hakkab seda tegelikult päriselt tegema. Ehk siis see sinu koolitus oleks tegelikult praktiliselt kõigile inimestele kohustuslik selleks, et iseendaga üldse hakkama saada, sest see on tegelikult juba teraapia kõigile oleksid nagu vabad uksed, et tulge ja proovige selles suhtes iseendaga lähemaks tuttavaks saama ja mida iganes. Vähemalt mul jäi praegu selline tunne. No ja mul see kontseptsioon alles loksub paika, et algul ma olin hästi nagu siht oli see, et ei, kõik need, kellel on väljaõpe, on ju, psühholoogias, nõustamises, mingis teraapias, on ju, sest ta tõesti läheb inimesega süvitsi. Noh, sul peab endalgi olema nagu valmidus inimese suuri emotsioone siis vastu võtta nii-öelda, on ju. Aga samas ta ongi, kuna ta on kogemuslik ja sa teed selle omal nahal nii-öelda ära, siis see ongi ka see ettevalmistus, et sa suudaksid silmitsi seista siis selle inimese raskete kohtadega, kes tuleb. Et mul, see alles nagu loksub paika siis täpselt, mingil kujul ikkagi inimestega töö ja see, et see, kui sa üldse selles nagu vallas ei ole ja tahad lihtsalt seda enesearengut, siis on täpselt seesama erakool ideaalne. On ju, see õpe kestab seal 3-4 aastat ja lähed ja seal on ka sinust ei pea saama siis see terapeut. Jah, vaid võidki täiesti lihtsalt enesearengu mõttes seda läbi käia ja väga paljud teevadki seda, on ju. Et mul on see pigem jah, et selline täienduskoolitus, et see annab siis sellele spetsialistile sellise lisatööriista. On ju, ta kasutab ju ise oma asju seal niikuinii mingeid, aga et selline lisatööriist, mis siis aitab niimoodi süvitsi ja seda just siuke ala sõbraks iseendaga. Nimi on alles ka kujuneb. Ja selles siis ikkagi see kõlab väga huvitavalt. Kas sa oled kuskil meedias ka aktiivne? Facebook, Instagram, YouTube? Sa oled mu esimene podcast, sest tegelikult jälle pull asi on ju. Eelmine aasta hakkas üldse siis, ma olin varem hästi selline, mul üldse oli väga raske mingi ennast müüa. Kunagi, kui ma alustasin, siis mu kodulehed olid ka seal, mul on ettevõtte nimi on Hingehooldus, siis mul oli koduleht oli ka hingehooldus.ee ja siis mulle kunagi üks inimene, siuke edukas ütles, et kuule, tead, kui sa müüd mingit sellist asja, siis sul ei tule ükski inimene, sa pead oma nimega välja tulema. Ja see oli minu jaoks selline väljakutse ja siis veel selle hüpnoga kunagi välja tulla, et oh my god, mida inimesed. See on olnud nagu paras teekond, on ju see, et üldse avalikult, aga siis eelmine aasta elu viis mind kokku siis ühe sellise tunnetajaga, kes on olnud ka meedias ja nii edasi, on ju. Ja siis me hakkasime koos tegema, mis siin suvel tegime ja sügisel ka siis ühte sellist, nagu töötuba või retriit, siuke päevane üritus, on ju. Kus mina tegin siis selliseid hüpnorännakuid seal väiksemaid ja temal siis õhtul oli selline
energia tervendamine, ta läks oma, see info jooksis, no üliäge, ühesõnaga jälle meie arvates on ju ja siis temaga me hakkasime ka, et seda üritust siis noh, üldse promodes, ta ütles ei, me peame tegema videolõigukesi ja asju, siis ma hakkasin vaikselt sellest välja tulema, vaata, et üldse mingi näo ja häälega kuskil rääkida, mis on ka põhjus, vaata, miks ma, et kui ma algul sinu kohta see Kristi ütles, et ja mine, siis mul oli onju. Ja nüüd ma siis kuidagi olen saanud küpseks või kuidagi, et ma tõesti tunnen, et ma julgen üldse niimoodi välja tulla, et ei, mind ei ole kuskil selles mõttes olnud. täitsa huvitav selles suhtes, kui ma vaatan sinu temperamenti niimoodi inimesena, siis sa oled hästi särtsakas ja mõnus on ju, või selles suhtes seltskondlik ja tähendab, tundub, et sa kohe nagu sinuga läks hästi kähku. Põmm, kohe saad hakkama. aga kui ma räägingi nagu meediast või küsin, vaata siis ütled ei, mis asja, et au. et see ongi, meis ongi nii üks kui teine pool olemas, et aga tead, niikaua kui sa siin vahepeal rääkisid, ma põmmutasin kähku kokku sinu selle, põmmutasin, liitsin kokku sinu aasta energia, mis sul hakkab nüüd 8. veebruar, kuna sinu sünnipäev ja kuu on siis seal. ja ma ei tea, sa pole minu kanaliga vist eriti kursis olnud, eks ju? ei ole hea. Atsan nuga, ma räägin sellest avalikult, seepärast et teie, kellel hakkab nüüd see number 2 aasta, ehk siis, siis sinul hakkab number 2 aasta, ehk siis see eelmine aasta kuni veebruarini, sul praegu natukene veel on seda tegelikult, seda number 1. ehk siis eelmine aasta sa kuidagi olid hästi aktiivne oma ettevõtlusega ja väljatulemisega ja kõik midagi uut algatasid ka arvatavasti või tuli sul see idee? absoluutselt. aa, no ja, ühesõnaga ja hakkasidki seda need kooli. grupiüritused, väiksed, need olid kõik uus asi. ma ei olnud ennem gruppides mitte midagi või esinemishirmud ja kõik, see oli kõik täiesti uus asi. näete, kui huvitav, see kinnitabki seda, et Avel ongi siis olnud see number 1 aasta, nii nagu minul nüüd lõpeb märtsis number 1 aasta energia. see tähendab seda, et enne te ju minust midagi ei teadnud, aga selle number 1 aastaga ma tulin välja üldse kapist välja. sina tulid oma uute vormidega välja, eks ju, ja siin me nüüd vallutame maailma. sul tuleb number 2 aasta, minul hakkab ka number 2 aasta. tead, mis see tähendab? ei tea. see tähendab hästi palju koostööd teiste inimestega, partnerlust, usaldust ja see tähendab ka seda, et no ma ei tea, ma vist nüüd ütlen niimoodi, kuna me ei leppinud kokku, siis ma ütlen lihtsalt, mida see siis veel tähendab. näiteks mina ootan, et mina saaksin vanaemaks, siis mul on võimalus vanaemaks saada. ja siis näiteks teie, kellel seal on number 2, hakkavad tulema ridamisi ka need isiklikud aastad, siis on võimalik näiteks elukaaslane leida, kui sul ei ole elukaaslast. et aga kellel on elukaaslased, siis nendel on võimalus siis minna lihtsalt üks etapp, level up nagu ütleme siin level up. ja kuna siin on näiteks enne kokkuliitmist, enne number 2 tuli üldse number 11, mis tähendab sellist meistrinumbrit ja ütleksin ka niimoodi, et sul on nagu väga suur potentsiaal jällegi teha level up'e üldse nagu vaimsel tasandil. sõltub, mis on sinu prioriteet, kas see nagu oma ärilast, ütleme, see hüpnoteraapia sellel baasil siis nagu kasvatada, siis see ongi nagu see, et meistrinumbriga nagu minna nagu just vaimsel tasandil kõrgemale. ja siis teine variant on see, et näiteks kas sina, Ave, või siis teie kuulajad, kellel on see number 2, Ave ei pea mitte midagi kommenteerima siin, kui sul ei ole partnerit, siis sa saad, sul on võimalus leida see. ja kui teie näiteks nooremad, kes olete näiteks lapse saamise soovil, siis teil on võimalus kas eostada, võib-olla suur osa sünnitab teist siis siia Eestimaa pinnale uusi kodanikke või mida iganes. vaadake, vot number 2 on alati see, et sina ja mina ja see tähendab ärides siis alati koostööd ja vaimsel tasandil seda, et intuitsioon kasvab, midagi hakkab tulema vaimselt siin, mingisugused hoopis teised asjad, ehk siis see, et Ave ja minu puhul mul hakkab ka number 2 märtsil siin pihta. see tähendab seda, et elukaaslased võib-olla või siis lähedased ei saa aru, miks sa nagu üksinda tahad rohkem olla, seepärast et sul toimuvad vaimselt mingid tugevad protsessid praegu peas. sul juba aktiviseerus see. väga tugev tung oli seda ka praegu välja ütelda, seepärast et ma sain juba aru, et sinu sees number 1, ma mõtlesin, et miks sa nii särtsakas kogu aeg oled ja mis asi seal on, seal peab veel midagi olema. ja tuligi, näete välja, et number 1 energias on Ave olnud nüüd kogu selle eelmise aasta. tead mis? äkki paneks veel mingi huvitava pirni siia lõppu ja siis me lõpetame ära, paned ma ei tea, pillid kotti. mis see huvitav firm, ma tahtsin korra, et sa oled nii hästi mitu korda toonud välja selle sõna koostöö, vaata mind see ka tegelikult hästi kõnetab, et
et ma olengi olnud, noh, kunagi, kui mina siin Viimsis siis alustasin, on ju, siis ma võtsin siin mingi odava rendipinna, polnud raha, laenasin raha, et osta esimesed toolid, et klientidega tööd teha, on ju. Mm. ja noh, nüüd mul on igavesti äge ruum siin, on ju, Uhke värk. jah, kihvt ja soe ja mõnus, eelmises oli isegi külm, vaata, on ju. ja ma olen alati pakkunud ka seda, noh, mulle hästi meeldib see mõte, et kõik terapeudid nõustuvad, teeme koostööd, me ei pea olema konkurendid, on ju, teeme koostööd ja ma olen ka hästi väga mitmetele inimestele selle aja jooksul pakkunud oma seda ruumi selliseks alustuseks, on ju, nüüd enam mitte nii väga, sest mul on juba olemas, kellega ma jagan seda, aga ka, et see, kes alustab, et ole hea, tule ja võta siin see oma inimene vastu, sa ei pea rentima, maksma mingeid tagatisrahasid ja kogu sisustused ja asjad, on ju. et see koostöö mind ka nagu hästi kõnetab, see sõna ja noh, see, mis sa oled siin mitu korda öelnud, mul kohe, ma tahtsin seda juba mitu korda öelda, nüüd praegu tuli vaata meelde, on ju, et teeme rohkem koos, jah, nagu sina ütlesid, see mingi moodustame selle keti või mis. Balti keti. Ja sest minu meelest mulle meeldib väga, et siin kanalil käivad sellised toetajad, kes siis nagu hingeliselt, vaimselt aitavad inimest, sest tegelikult Eesti rahvas on väga vaimne rahvas. Mul on küll käinud arst, kes ka tegelikult läbi selle, et meie keha on terve, siis meie vaimsus ju on ka aktiivsem, et meil ei lähe energiat nii palju. Meil oli siin hästi vahva naine Sigrid. Käige kindlasti, vaadake seda jala hoidmist, kuidas tema on täiesti pühendunud, tahan ütelda jalafanaatik, aga ta tegeleb täitsa arstlikult arstina jalahooldusega ka. Et soovitan, et näete see kõik, et kui sul on kõik asjad nagu see raam on terve, vundament on nagu korras, numeroloogilised numbrid paigas ja siis hüpnoteraapiliselt sa tead oma need Yamahad kõik nagu korda sättida seal ja oled iseendaga sina ise, siis ma ei tea, siis meid saagugi palju selliseid häid ja toredaid inimesi, et mis siin ikka. Ja ma küsiks seda asja, sinu ruum, see, kus sa teed koostöö mõttes, siis kui suur see on ja mida sa seal oled juba korraldanud ja milline see koostöövorm võiks siis olla, mida sa nagu täiesti niimoodi reaalselt nüüd välja pakuksid, need, kes nüüd kuulavad ja seal ka Viimsi kandist mitte kaugel elavad või näiteks hoopis Viljandis tegutseb ja mõtleb, et kurja, ma tahangi nagu tulla sinna kanti, et issand, kui hea, et ma praegu seda videot kuulan. Noh, praegu on niimoodi, et mingid aastad tagasi me laienesime, on ju, mul oli kõigepealt üks ruum ja siis ma jagasin seda, seal on mingi massöör käis mul seal mingitel päevadel tegi, on ju. siis me laienesime, tegime sellise 2 kabinetiga ruumi ja eesruumiga, on ju, aga praeguseks on elu viinud mind sellisesse kohta, et ma liigun tagasi ühte ruumi nagu üks ruum, on ju. ja nagu ma ütlesin, ma tegelikult praegu ei otsi sinna siis, et ma tahan jagada, sest mul on juba 2 inimest, kes seal siis, et me jagamegi seal aega, on ju, et kes millal teeb ja niimoodi. et selles mõttes ma hetkel isegi ei ole midagi pakkuda, vaata, et kui keegi tahab. aga jah, noh, ongi siis selline, see on nüüd 1. märtsist ma kolin sinna, et hetkel ma olen veel oma selles vanas ruumis. et ongi lihtsalt selline mõnus ubane teraapiaruum. Kas sinna mahub rohkem inimesi kui 2? ja. Palju sinna mahub inimesi? noh, ma olengi mõelnud, et kui seda pilootkoolitust näiteks siin hakata tegema pisikese grupiga, et noh, mõnusalt, ma arvan, koos siis selle juhendaja või läbiviijaga 8, 9, 10 inimest. no ta on selline 24 ruutmeetrit ruum. Ma lihtsalt mõtlengi, vaata sellised, no mina käin näiteks Eestis ka neid vestlusõhtuid tegemas, siis ka ma nagu alati mõtlen, ma teen koostöös alati kellegagi, siis niimoodi nagu mugavam teha ja keegi ikka kuskil aitab mul organiseerida midagi. teeme ära vestlusõhtu, me oleme siin teinud seesama tunnetaja, kellest ma rääkisin, tema teeb ka vestlusõhtuid ja siis vot ühesõnaga see üritus oligi, et see üks osa oli ka tema see vestlusõhtu ja me oleme teinud ka koos siis. noh, mulle ka meeldib vaata siduda seda teaduslikku, on ju, psühholoogia, kõik selline ratsionaalne ja siis seda energia, spirituaalsust, seda maailma nagu kombineerida. tule teeme
vestlusõhtu. ja no siis tead, ega siin vahepeal läheb graafik sassi. Nüüd neid asju me räägime eetriväliselt. Okei. Aga siis, kui ma panen salvestuse kinni, siis me räägime küll, mul tekkis üks mõte sinuga, mida teha. teate, mis teie, kallid kuulajad, väga põnev, me arvatavasti Avega nüüd saime sõbrannaks väga värskelt, vaata sõbrannade värk kohe kukuvad lobisema. et minu meelest on see, et nüüd tuleb nagu nii palju mõtteid. Kas teil tuli ka mingisuguseid mõtteid, mida te tahaksite Avelt rohkem teada? Et kui on midagi sellist isiklikku, siis palun kirjutage kohe sinna see hupnoteraapia.ee, ma vaatan vasakule, siis siin on need kirjutatud ja siis psühholoog kriipsterapeut.ee. aga kui teil on midagi nüüd, mida te tahaksite jagada, nii nagu ma ütlesin, et kui teil on olnud teraapiast mingeid häid kogemusi, halbu kogemusi, numeroloogiast häid kogemusi, halbu kogemusi, jagage. See oli küll nali, et halvad asjad likvideerime, ma ei tee seda tavaliselt, et kõik on selles suhtes, me võtame kõik vastu. ja Ave tuleb ka siia kommentaaridele vastama, ma viitan siis Avele, kui keegi on konkreetselt talle midagi siis küsinud. ja mis veel, teate? nüüd te olete täna kuulanud Avet, mul läheb hääl ära juba, seepärast et nii mõnus on sinuga rääkida. mina vist rääkisin täna rohkem, nii et andke andeks, Ave räägib teinekord veel peale. et aga see, et kui teil nüüd tekkis, te kuulasite Avet ja kui teil tekkis näiteks mingi mõte, et mida Ave võiks tulla näiteks meile siia Youtube'i kanalile veel rääkima. et vot minul tekkis nüüd selline asi, Ave, siin sõbrannade värk, sõbranna poolest ütlen sulle seda, et vot, et võiks veel midagi, aga palun kommenteerige, mida teid huvitab. seepärast, et Avel on nüüd siin 10-aastane kogemus nendest asjadest ja me saaksime ühildada kuidagi numeroloogiat ja siis seda sinu kogemusi. just selle mõttega, et kuidas nagu teid veel rohkem aidata, anda võib-olla mingisuguse niidi otsa kätte ja teie hakkate seda nagu edasi arutama. võib-olla sul tekib mingi idee, et kuidas ennast aidata. tekkis sul, Ave, veel midagi, mida tahaks siia kommenteerida? jaa, issand, on neid teema, mul Anna minna. absoluutselt, no üks asi, vaata, mis ma ennem tõin välja, et see paranormaalsus, kogu see maailm on mind nagu lapsest saati reaalselt huvitanud ja ma olen sellesse ka süvitsi kaevunud, uurinud omad kogemused, kogu surmalähedased kogemused, ma olen vaadanud 500 pluss inimeste intervjuud, on ju, et ja mis, kui ma toon siia juurde psühholoogia, siis mul on noh, ma kunagi hakkasin, eelmine aasta oligi see grupid ka, et paranormaalsed nähtused, noh, mis iganes see siis on ju, võivad väga mõjutada psühholoogiliselt inimest. Ja tegelikult mul oli isegi mingi mõte, et ma lähen ülikooli edasi õppima ja teen lõputöö paranormaalsuse ja ärevuse seosed näiteks on ju, või nende nähtuste on ju. Ja mul on olnud endal isiklikult siis 2 kliendiga kogemus, kus psühholoogilise probleemi taga tegelikult olid paranormaalsed teemad. Et ka hästi huvitav asi, mida vaata siduda, mida tava siis ütleme psühholoog, terapeut, ta isegi ei küsi sellist asja. Ja mul on neid nagu võtta on ju, et ka omaette väga huvitav teema, väga julgustaks vaata, et ärme pane peitu mingeid teemasid, oleme lihtsalt avatud, sa ei peagi, on ju, igaüks ei pea nendesse asjadesse uskuma, ma ei räägi sellest, aga lihtsalt avatud olemine nende teemade suhtes. tead, nüüd ise kui lahe, täitsa pekkis. Me ei saagi lõpetada. ei saa lõpetada, sest mul tekkis kohe mõte, ma mõtlesin mingi hetk, ma panen lihtsalt selle butiigi kokku, aga veel üks mõte. kuna mul on siin ju Youtube'is ka klubi Lissuus, kus ma olen rääginudki, et klubilistele ma räägin natukene sellist nagu jutumärkides voodoo juttu, aga pigem seda, et mida võib-olla siin 3000 inimest mõned ei viitsi kuulata, aga klubilised viitsivad, seepärast et nad on juba nagu nähtamatu lepingu minuga teinud, et ma usaldan sind, räägi mulle. ja vot siin oleks üks asi, mida me tõesti võiksime sinuga teha. ma ei jõudnud teie kommentaari praegu ära kuulata, me ju teeme praegu seda videot, on ju, et lihtsalt praegu tuleb üks asi teise peale. aga kommenteerige siia, mis mõtted teil tuli ja meie Avega nopime siit ülesse, seepärast et tõesti, need on huvitavad. ja mina tänan sind, Ave. ja see on tõesti, aitäh, et saan olla su sõbranna ja aitäh, et tahad olla mu sõbranna. ma arvan, see kõik õhkub, ma ei pea isegi sõnadega midagi ütlema. Nii see kuidagi see match ja kõik on olemas, vaata, et mega huvitav, selles mõttes, et tõesti
teie, kellel nüüd tekkis ka mingi tunnetus või mõte, et Ave võiks tulla kuhugi näiteks rääkima millestki või teha koostööd Avega. ma kujutan ette, et Ave käest luba küsimata, sa oled kindlasti avatud väljakutseteks, sest mina numeroloogina kohustan sul number 2 aasta energias võtta kõik vastu ja ütelda jaa. see film oli kõigele ja. jah, panime ees, panime palju ees. tänu. vot nii, aga kuulge, tšauki-pljauki ja aitäh, kallis Ave ja kommenteerige palun nii palju, kui vähegi tuleb. tšau. tšau, tšau.